mina olen sellega nõus, et ma ise puutun ka Hiina meditsiiniga päris tihedalt kokku, et käin ka ise seal ja aga samas ma tean, et kui on vaja, mul on alati lääne meditsiin olemas, et üks täiendab teist, et võtta igalt poolt omale midagi, et ära tee teist maha, et me tegelikult on nad kõik väga olulised meie jaoks. Aga kuidas üldse, või tulles ärevuse juurde, mis asi üldse on ärevus? Inimesed, kes seda kogenud võib-olla sellisel viisil ei ole. Ma kujutan ette, et me kõik on oma elus öelnud, et ma olen ärev, teadmata tegelikult, või nagu teadvustamata tegelikult, mis seda nagu tähendab võib-olla. See mingi siuke sõnakõrks mulle tundub kohati, nagu ma ei viitsi. See tegelikult on ju ka täitsa nonsense väljend, et tegelikult see ma ei taha teha, aga ma ütlen, et ma ei viitsi. Nagu laiskusest tulenev, tegelikult selle laiskusest tulenev, või lihtsalt me tegelikult ei taha teha. Aga kuidas sina seda ärevust nagu näed, mis see nagu on ja kuidas seda nagu tegelikult mõista või ka ära tunda ja kas ma eksin, kui ma ütlen, et seda ärevust või ärevustunnet või ärevushäired aetakse kas segamini teinekord mingite muude selliste vaimsete probleemidega? Arvatakse, mul ärevushäire tegelikult ei ole. Aetakse. Et minu jaoks ongi ärevus kehareaktsioon, et keha reageerib teatud emotsioonidele, et kui sa oled stressis, näiteks sind on ees ootamas mingi hästi tähtis eksam ja sa tunned, et näed, et pihopesad hakkavad higistama ja siuke süda läheb, pulss läheb kõrgemaks ja ajab iiveldama, võib-olla lööb ka kõhu lahti, on ju. See on stressieelne ärevus, mis ongi tingitud sellest olukorrast, et sa pabistad, et kas ma nüüd teen selle eksami ära, et hästi tähtis on, et ma ära teeksin. Et see läheb nagu selle stressi alla, aga ärevus ise on nagu kehareaktsioon mingile ohule, mis tõstabki sul selle enesetunde ja pulssi ja kõik selle nii kõrgele, et siis sa ei tule sellest nii kiiresti välja. Et ärevus panebki nagu sinu keha reageerima, oht, nii, nüüd sa pead tegema midagi, et sellest ohust välja tulla. Ja kui sa oled selle stressieelse ärevusega nagu selle eksami ära teinud, sa teadsid, mul läks hästi, on ju, pinge maas, läheb üle. Aga ärevuse häire puhul on jällegi see, et ta ei lähe niimoodi üle ja ta võib tekkida ükskõik mis emotsiooniga. Et ärevushäire ongi see, kui sul tekib selline paanikahoog ka siis, kui sa tunned ennast hästi positiivse emotsiooniga. Et ongi näiteks, et rõõmustad oma lapse üle, et tegi midagi väga ägedalt, sul on nii hea meel, sul nagu rõõmu tunne tuleb sisse ja siis klõps ärevus. Samamoodi emotsioon tuli ülesse ja ärevushäire puhul lööb kohe jälle paanikoo välja. Et paljudel inimestel ongi, et kes on ärevusega, aga mina ise olin, et lõpuks ma ei taha ühtegi emotsiooni tunda. Ma tahan olla kogu aeg selline stabiilne. Ma kartsin rõõmu, ma kartsin kurbust, et sellist kõikumist, sest ma teadsin, see lööb kohe selle paanika ülesse, pulss on laes, käed värisevad, pea käib ringi, raske on nagu hingata. Et ärevushäire puhul ongi see hästi ebameeldiv selles suhtes, et sa pead nagu õppima, programmeerima oma keha nagu paika tagasi, et rõõmuemotsiooni aeg ei ole ohtu. Et tema annab sulle märku, et sul on oht, sul on emotsioon, teda enam ei huvita kumb emotsioon, aga emotsioon oli, nüüd on oht, nüüd võtta midagi ette endaga. Et see on nagu hästi keeruline selle ärevushäire puhul. Aga stressiärevuse puhul ongi see, et sa koged selle enne seda eksamit või mis iganes lavale minekut või kas või mul siia podcasti tulla, see on ju pole kunagi midagi teinud sükust, et ka tundsin, et mis nüüd saab, eks ole, aga see läheb üle. Ja sa tuled sellega toime, et sa tead, et see on nüüd see korra hetk, et näed, mul on nüüd see käes ja läinud vaata. Aga ärevushäire puhul ei ole päris nii, et need on nagu täiesti kaks erinevat asja. Ärevushäire korral ei suudaks üldse täna salvestada? Ei. Aga kuhu mahub paanikahoog siin võrrandis? Mul lihtsalt tundub praegu, ma hakkan mõtlema, et kui sa paluksid mul sõnastada ärevushoogu ja paanikahoogu või võrrelda neid, siis ma vist ei oskaks neid eristada enam. No paanikahoog võib tekkida, aga tekibki lampi nendel hetkedel, kus sa tegelikult leiad, et selleks ei ole põhjust, mis on ärevushoo keskel. Enamasti ongi, kui sa lähed poodi, sa tead, et sa oled ärev inimene, sa lähed poodi, on ju, mõtled, nii, ma lähen poodi, ma teen oma ostud ära, on ju, oled seal mingi riiuli juures, valid siis 1, 2, 3 toote vahel ja siis käib äkki klõps ja sa põgened sealt poest välja. Et nad tulevad nagu lainetena ärevushoogude vahel mingitel hetkedel, kus tegelikult sa ütled, mul ei ole mitte mingit põhjust, mis vahet seal on,
ma olin seal riiuli vahel, mul oli kõik hästi ja siis ta äkki tuleb ülesse ja tema paneb sind jooksma põhimõtteliselt, kui sa tunned, et ma kohe siit majast välja ei saa, siis ma kukun kokku, viskab pildi eest ära. Et selles suhtes paanikuhoog on nagu ärevushäirest veel kõrgem tase, mis paneb sind nagu tulist jalu jooksma sealt olukorrast välja, kus iganes sa sel hetkel oled. Et see on nagu tohutu hirm tekib enda sisse. Ärevusega on lihtsalt, mul on paha olla, mul on vaja siit ära minna, ma nüüd higistan, pulss on hästi kõrge ja kellel lööb kõhtu ka veel lahti, eks ole, et see on nagu selline, et ma tead, ma pean ära minema, aga kui tuleb paanikuhoog, siis sa jooksedki. Päris huvitav. Ma tulen nagu tagasi saate alguse juurde, et kui võrrelda nüüd inimeste nagu valulävesidena nii-öelda, siis mulle tundub, et paanikahoog või paanikahoo ja ärevuse hoo kuidagi elamine on keerulisem kui rahaprobleemid. Ma mõtlen, kui pean poest välja jooksma nagu ja ma üldse ei naera inimestele, kes on, mis paneb muigama nagu see olukord, ma kujutan ette seda, et kõrvad vaadates on see täiesti absurdne. See on nagu täiesti absurdne lihtsalt. Et ongi, ega minule vaadati ka sellise nagu otsa, et mis mõttes, et no kannata nüüd, no maksame ära selle, asjad lendasid maha, ei, ma lähen välja, mul on vaja seda tuult saada ja siis läheb üle.